Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No kui ma nüüd neid kaarte niimoodi vaatan, siis on üks täiesti selge, et mingi etapp teie elus saab läbi. Ja midagi uut ja kiiresti tuleb. Kas midagi uut või tuleb teil kiiresti otsustada, kuhu suunas liikuda. Esimese kaardina on teil siin kohe sauatäss. Sauatässa kaart räägib sellest, et teil on tohutu palju võimalusi. Teil on entusiasm, teil on nagu mingisugune asi hinge peal või mõlgub meeles, mida te tahaksite alustada. Ja sauade ässaga on ka see, et kaart räägib seda, et hakake pihta, aga et see aeg on üürike, nagu millal see sauade äss teid toetab. Kõrval on tal surmakaart ja surm räägib seda, et selleks, et te saaksite uue, mis iganes see on projektiga või uus töö või uus projekt või mis iganes uus asi, millega te kibelete alustama, et sellega saaks alustada, ennem peab vana ära lõppema. Te lõpetate midagi ära, selle surmakaart näitab seda, et miski lõpeb. Ja seda sama näitab ka tegelikult maailmakaart, sest maailmakaart on suure arkaani viimane kaart, ehk ta lõpetab midagi ära. Et selleks, et saaks uus alata, tuleb vana ennem ära lõpetada ja te olete tegelikult sellest vanast ikkagi, te olete lihtsalt väsinud. See võib olla mingi lisatöö, see võib olla mingisugune lisakohustus. Leping saab läbi. Teie leping saab läbi, see projekt lõpeb ära. Või lihtsalt saab mingi tööleping läbi, on hoopis uus töökoht, kuhu te juba põnevusega minna tahate, ootamas teid. Seda, et te väsinud olete, räägib mulle sees mõõkade 10. Mõõkade 10 minu jaoks ongi totaalne läbipõlemine, totaalne väsimus põhja jõudmine. No vaat sealt põhjas ongi see, et nüüd on see läbi, see väsimus läheb mööda. Saate võib-olla natuke siin puhata, kuna jaanipäeva nädal on, saate võib-olla paar päeva hinge tõmmata. Ja siis panete edasi suure kiiruga. Viimane kaart ülemises reas on sauade 6. Sauade 6 on võidupärja kaart. See, mida te tegite, mis ära lõppes, seda te tegite nii hästi, et teile avaldatakse tunnustust selle eest. On see mingi väga edukas projekt, saadetakse teid pidulikult sellelt töökohalt ära, sest teie leping saab läbi. Igal juhul olete te hinnatud spetsialist, mis iganes valdkonnas te töötasite või kuhu teie enda aega ja energiat panustasite, seal ollakse teiega väga rahul. See on võidupärja kaart, see on selline kaart, kus te saate iseenda üle uhke olla. Kõik teised märkasid teie seda panust sellesse ja on ka teie üle uhked ja teie pere on teie üle uhke. Et vot see on selline hästi positiivne kaart. Edasi tuleb siit mõõkade 7. Mõõkade 7 minu jaoks on kavala müügimehe kaart. See on selline kaart, kus inimesele üritatakse pakkuda midagi, millel on varjatud vead. Või midagi sellist, mis ei ole nii väärtuslik, kui ta alguses tundub. Et ma arvan, et teil on piisavalt seda tarkust, et aru saada, kui teile midagi sellist tahetakse pakkuda, mis tegelikult ei vasta sellele, nagu ta ongi kas varjatud vigadega või midagi sellist, et olge siis ettevaatlik sellega, mis teile pakutakse. Maailmakaardist ma rääkisin, see lõpetab ära midagi, selleks, et uus saaks alata. Ja uus teie ellu, armsad kaljukitsed, uus teie ellu tuleb, sest te ise tahate, see on teie plaan oma järgnevaks eluks. Mingisugune plaan on teie peas, mis te olete selle sama sauade ässaga välja mõelnud, millega tuleks hakata nüüd kiirelt tegutsema,
ühesõnaga esimesi samme astuma selles suunas või on teil juba näiteks uues töökohas, ma ei tea, kas on juba vestlusele kutsutud või on juba seal leping vaikselt allkirjastamist ootab, te väga tahate seda, et see ei ole mitte midagi sellist, see tuleb südamest, see on nagu selline unistuste täitmine. No et midagi sellist on see. Ja seda, et asjad hakkavad kiirelt liikuma, räägib mulle see Kaariku kaart siin all viimase kaardina. Et ma ütlen teile, armsad kaljukitsed, hoidke piip ja prillid, te täna veel ei tea, kui suure lumepalli te veerema lükkate. Kui te teete näiteks, ma ei tea, teete sotsiaalmeedias mingisuguse postituse, no panete sinna võib-olla oma laste või lastelaste riided seal kuskil müüki on. Te nagu väga ei usugi seda, et kes neid ikka ostab, aga mõte oli, et ma tahan seda teha. Ja mõtlete, et läheb nagu läheb, et küllap kuidagi ikka läheb, on ju. Ma olen kogu aeg hakkama saanud, saan nüüd ka. Tegelikult hakkab see nii kiiresti minema, et asjad müüvad ennast ise seal ära tõenäoliselt. Kui see on selline asi, see võib olla ükskõik mis projekt. Et see te väga tahate seda, aga te võib-olla temasse nagu niimoodi alguses ei usu ja mõtlete, kas ma ikka saan hakkama ja kuidas see kõik läheb ja siis te imestusega vaatate, kuidas võib üks asi olla nagu nii kiiresti kasvama. No ma ei tea, olete näiteks alustanud oma, restorani äriga ja mõtlete, et ei tea, kas tulevad üldse külalised, teete seal oma hinnaprognoose, kalkuleerite vasakule paremale, seda mõtlete, et vot ruumid on olemas, tahan siia avanda restorani või kohvikut. Ei tea, kes siia tuleb ja kas üldse tuleb. Murdu tuleb seda rahvast sinna, te ei jõua nii palju kokata, kui sinna tuleb seda rahvast. Alguses nad tulevad uudisimust, aga neile kindlasti seal väga meeldib, sest te olete ju oma ala professionaal. Ja siis nad räägivad oma sõpradele ja sealt edasi läheb see jutt kulutulena edasi ja te ei kujutagi ette, te peate hakkama laudu juurde ostma või endale hoopis suuremaid ruume rentima. Vaat midagi sellist, see oli lihtsalt näide. Ma ei tea, mis teie oma eluga plaanite teha. Aga ma soovin teile igal juhul edu selles kõiges, sest mina kaardide peal näen seda, kui te ei lase ennast haneks tõmmata, siis lähevad teil asjad nii super hästi üles mäge, et see on lausa fantastiline. Edu teile kõiges selles, mis te plaanite. Mingu kõik teie soovid täide. Vot selline tuli nädal teile, armsad kaljukitsed, kui teile minu lugemine meeldis. Ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kindlasti võite te kanali endale tellida, et te oleksite kõigega kursis, mis siin kanalil toimub. Ja mul on ka uued värsked ideed, mida teieni veel tuua lisaks tarokaartidele ja kuu loomise ja täiskuu videotele. Nii et ootame põnevusega, mida elu meile toob. Aitäh teile, armsad kaljukitsed, et te olete minuga.